Okei. Hakkame peale. Tere ilusat õhtut. Mina olen Kersti Amira Dennis ja mina olen eeterlikke õlisid kasutanud juba päris ammust aega. Ma olen üks esimesi, mitte esimene ega ka ainuke, kes doTERRA eeterlikud õlid nii-öelda Eestile tutvustas aastal 2014 esimest korda. Ja mul on ka küll meditsiiniline haridus olemas, aga ma võin sulle öelda ühte asja, et ainult üks väike asi on see, mis mind eristab näiteks sinust, kes sa oled alles algaja eeterlike õlide kasutaja, on see, mitte minu meditsiiniline haridus, vaid just nimelt kogemus. Kogemus on võib-olla see, mida minul on näiteks rohkem kui sinul, kes sa alles aasta tagasi alustasid või alles nüüd alustasid. Sest usu mind, ei mitte meditsiinikoolis ega arstiteaduskonnas, mitte kusagil meile eeterlikest õlidest ei õpetatud. Ja kõik see, mida mina tean, olen mina ise õppinud, ise uurinud ja muidugi ma olen hästi palju uurinud ja lugenud. Ja loomulikult nüüd on mul ka hästi palju kogemust. Nii, ja selles mõttes ongi, et täna me siis loomulikult räägime nendest algtõdedest, sest meie see doTERRA grupp on nii palju suuremaks nagu saanud ja sellepärast on nii tegelikult väga teretulnud see, et me räägime kõik need põhitõed ilusti üle. Ja miks ma seda ka näiteks alustaksin, ma lausa kohe sellest, et need sellised küsimusi, mida minule kogu aeg tuleb, sest vaadake, te teate, ma ennast pakun ka kogu aeg välja, et ma olen inimestele olemas, sa saad minu poole pöörduda, ükskõik mis küsimusi sul peaks olema, ma peaks olema väga lihtsalt leitav, on ju. Ja näiteks paar päeva tagasi oli jälle ühes Facebooki grupis, mis oli täiesti mitte eeterlike õlidega seotud Facebooki grupp ja seal oli jälle keegi rääkis ja jälle käis debatt selle üle, kas eeterlikke õlisid kasutada seespidiselt või mitte. Ja keegi kohe pani sinna alla need Terviseameti lingid ja keegi pani kohe sinna alla selle igasuguste aroomiassotsiatsioonide lingid, mis ütlevad teisiti ja kõik see. Sellepärast ongi ka oluline, et me kõik need asjad nagu uuesti üle räägiksime. On ju. Ja ma panengi siit koheselt oma slaidid käima. Nii, üks moment. Ma jätangi nad sellisel kujul. Tegelikult vaata, proovime. Võib-olla ma panen need niimoodi siia. Ma ei tea, kuidas ta praegu läks. Las ta olla nii, nagu ta on. Et siis räägime ruttu üle ka nagu tänase kodukorra, eks ole ju. Ma küll kindlasti räägin natukene aega, aga sellest ei tule väga pikka esitlust, nagu on siis, kui me räägime kõikidest toodetest ja asjadest ka. Vaid sellega on niimoodi, et kui sul tekib küsimus, siis palun pane see chati boksi või kui sa tahad ikkagi ka midagi vahele öelda, mida sa oled väga teretulnud tegema, siis sa pead tõstma käe, eks ole, seal on kuskil see käe tõstmise nupp sul selles Zoomis olemas, on ju. Ja siis ma palun väga, et ärge täna küsige ei toodete, õlide ega toodete kohta ja me ei räägi täna ka protokollidest. Nii et kui sa mingisuguse vanatädi haiguse kohta küsid, siis ma väga vabandan, aga sellele me täna ei vasta, eks ole ju. Et me räägime siis ainult kasutamise algtõdedest, on ju. Nii, ja siit ma siis tahakski kohe edasi minna sellega, mis ma just enne mainisin, on need Terviseameti tõekspidamised ja need aroomiassotsiatsioonid ja muud sellised asjad. Miks selliseid küsimusi endiselt nagu tuleb? Tuleb sellepärast, et vaadake, asi ongi selles, et kuna see eeterlike õlide maailm on suhteliselt reguleerimata, täpselt ei ole kõik jõudnud, kõik assotsiatsioonid ja erinevad riigid, erinevad terviseametid ei ole jõudnud üksteisega nagu kokkuleppele, kuidas ja miks neid asju peaks siis nagu kasutama. Mõned ütlevad, et võib seespidiselt kasutada, mõni ütleb, et ei või ja päris kindel on see, et kõiki eeterlikke õliseid ei tohi seespidiselt kasutada. Ja see ongi just see oluline koht. Aga nüüd ongi niimoodi, et nüüd tuli meile doTERRA ja lõi nii-öelda kõik pea peale. Sellepärast, et nemad tõstsid selle standardiseerimise või selle eeterlike õli tootmise täielikult teisele tasemele. On ju, ja see lõi nagu kõik selle senise või see, mis me teadsime enne eeterlike õlide kasutamisest, see lõi nagu selle kõik just nimelt nagu pea peale. Ma toon, siin on mul paar sellist kodulehte ära toodud välja, et kui sa tahad näiteks, Ameerikas on selline organisatsioon nagu NAHA, eks ole, National Association of Holistic Aromatherapy, Euroopas on siis see FEO, mis on Euroopa Föderatsioon eeterlike õlide kasutajatele ja aroomiteraapia
terapeutidele, seal on igasuguseid instituute ja muid selliseid väiksemaid kogukondi, neid tegelikult on hästi-hästi palju. Ja siis on ka loomulikult see, kus käib see põhiline vaidlus eeterlike õlide osas, on siis need erinevad koolkonnad, kes kasutavad erinevaid lähenemistaktikaid. Et kui sa selle kohta loed, siis tegelikult aina segasemaks kõik see värk läheb. Sellepärast, et Prantsuse koolkond ütleb, et võib seespidiselt kasutada ja Saksa koolkond ütleb midagi muud ja Briti koolkond räägib hoopis mingit muud teist juttu. Ja ühesõnaga, mitte keegi ei suuda nagu kuidagi üksteisega nagu kokkuleppele saada, eks ole. Aga teate, mis ma selles mõttes ütlen, et kui need kogu lugupidamise juures kõigi vana kooli aroomiterapeutide ja inimeste osas, kes on õppinud aroomiterapiat ja seda asja hästi ammu juba, nendelt on tegelikult väga-väga palju õppida, sest et neil on teadmisi ja materjale, mida meil tänapäeval isegi pole saada enam, eks ole ju. Aga siin on siis nüüd see, et see, mis puudutab doTERRA eeterlikke õlisid, siis võib näite tuua näiteks sellega, et kujuta ette, et kui näiteks ütleme see auruvedur leiutati, ma ei tea, 300-400 aastat tagasi. Ma panin isegi pildi teile siia, eks ole, auruvedurist ja elektrirongist. Kujutad sa ette, kui näiteks see auruveduri leiutaja oleks praegu tuua teda, kui ta oleks elus ja tuua teda sellesse aega ja öelda ja tema ütleks siis, et ei, mingit edasiarengut ei saa olla ega innovatsiooni, rongid peavadki jääma auruveduriks, elektrirong ei ole olemas, on ju, sest vahepeal on läinud aega, tehnoloogia on muutunud paremaks ja vahepeal on meil auruvedurites saanud elektrirongid, eks ju. Et see on nagu selline näide, mida ma tahan teile tuua, sellepärast, et just nimelt sellepärast, et mõningad teadmised nendest eeterlike õlide, nendes assotsiatsioonides, nad on tõepoolest nii-öelda nagu aegunud või vanad või nad ei ole võtnud arvesse seda, mis on vahepeal tehnoloogias toimunud. Ja nad on muidugi ka teadlikud sellest ja tegelikult neid muutuseid praegu tehakse, sellepärast nagu ma juba mitu korda ütlesin teile, doTERRA nii-öelda lõi selle korgi pealt ära ja hästi palju on toimumas muutuseid ja nendest me kindlasti ka tulevikus saame kuulda. Et ühesõnaga, tehnoloogia on vahepeal arenenud. Ma lähen edasi järgmise slaidi juurde ja siin on muideks üks artikkel, mille ma leidsin. See on tegelikult väga värske artikkel eelmisest aastast, 27. oktoobrist ja see artikkel ütleb, kuidas tegelikult doTERRA on, nad loevad doTERRAt kui ma pigem loen siit, eks ju, doTERRA tulek on olnud eeterlike õlide populaarsuse tõusu ja turu kiire laienemise just ainus ja peamine põhjus. Vaata, loe seda uuesti, teda peetakse just nimelt selliseks tootjaks, kes just nimelt nagu tõstis selle lati hästi kõrgele, eks ju. Sellepärast, et doTERRA propageerib just nimelt elustiili. Jah, ta mitte ainult ei müü oma toodet, vaid ta propageerib elustiili ja ta väärtustab klienti ning ka kvaliteetse toote pakkumise olulisust. Ja näiteks see doTERRA ettevõte läheneb tarbijale, kes soovib siis tervislikumalt elada, ta läheneb neile nii emotsionaalselt kui ka läbipaistvalt, ta pakub kõike nii teaduspõhist kui ka emotsionaalselt, eks ole, informatsiooni ja nende turulünkade tuvastamise kaudu, eks ole, nende kaudu ongi tegelikult see, miks doTERRA on kiiresti just nimelt tõusnud nagu ülemaailmsele maailmaturule selle domineeriva nagu liidrina. See on siis, kujuta ette nagu ütleme, ma ei tea, Tesla auto või keegi saavutas ja nad on midagi ja nad on hakanud mingisuguses osas maailmas, eks ole, domineerima, ütleme siis niimoodi. Ma lihtsalt toon selliseid näiteid teile vahele, eks ole ju. Nii, järgmiseks ma toon teile hästi drastilise näite kohe, sellepärast, et kahjuks on see, et ka praegu see, mida poes müüakse, mida siin isegi apteekides või tavalises looduspoes müüakse, suurem osa nendest toodetest ei ole eeterlikud õlid. Eriti need, mida sa oled võib-olla kuskilt reisidelt kaasa toonud Egiptusest ja mujalt. Vaata need ilusad purgikesed, need võib sul kodus olla küll, on kellelgi, on ju.
Need on ma ei oskagi ütelda, nad võivad sisaldada mingit eterliku õli komponenti, aga nad kindlasti ei lähe terapeutilise, meditsiinilise klassi õli alla ja mõningad neist võib olla lausa ohtlikud. Ja räägime isegi läbi, minu meelest oleks väga hea teada sellest, millised on võltsimistehnikad, mida kasutatakse, on ju, sest et kui sa mõtled selle peale, need õlid seal Egiptuses maksavad paar eurot, 2-3 eurot, eks ole, mõni on võib-olla 5, on ju, kui hästi läheb, et nende hind on ka selline, et kui sa tead, kuidas eterlikku õli toota, saad kohe aru, et see ei ole võimalik roosiõli toota 5 euro eest, seda lihtsalt ei ole võimalik. Nii. Neid siis lahjendatakse kas mineraalõliga, eks ju, pannakse eterlikule õlile midagi juurde, et saada rohkem kogust, siis ta ei ole enam puhas eterlik õli. Need kasvatusfarmid, kus need lõhnad või mis iganes taimed kogutakse, need ei ole orgaanilised, nad ei ole mahetootjad, sinna topitakse kõike kuni väetistest, kuni pestitsiidideni kõike välja, nad ei ole üldse kontrollitud nagu selles keskkonnas. Siis ekstraheerimisel või siis destilleerimisel kasutatakse kas heksaani või butääni või selliseid alkoholi mingisugust selleks, et seda kätte saada ja see muudab täielikult eterliku õli seda konsistentsi. Sellega ta rikub põhimõtteliselt ära, see ei lähe enam eterliku õli kategooriasse, kui ta on ekstraheeritud alkoholi baasil. Siis lisatakse sinna juurde mingeid teisi odavamaid õlisid, näiteks mõni, mis lõhnab samamoodi, lisatakse juurde. Eks sellised liba nagu lõhnad tehakse. Siis, eks ole, lisatakse igasuguseid sünteetilisi komponente, on ju, sest lõhnu annab sünteetiliselt laboratooriumis väga-väga hästi juurde teha, järele teha, eks ole, ju need lisatakse gaasist sinna veel ikka selleks, et teha toodet nagu odavamaks, eks ole, ja et teda oleks ka odavam toota, on ju. Ja siis lisatakse veel lõppude lõpuks ka veel etüülalkoholi sinna sisse, seda sa tavaliselt tunned kohe ära, et kui sa mingisuguse ebakvaliteetse pudeli avad, siis tegelikult sa tunned alkoholi lõhna ja puhtas eterlikus õlis sa ei tunne seda etüülalkoholi lõhna kohe mitte kindlasti, see ei tuleks kõne allagi, eks ole ju. Nii, ma lähen siit slaidiga edasi, räägime konkreetselt doTERRA õlide päritolust. Suurem osa kõik, mis ma täna räägin, käib doTERRA õlide kohta, sest meie nüüd räägime sellest elektrirongist või sellest Teslast, kes sai aretatud, eks ole, see kõige viimane kõige parem, kõige kvaliteetsem on ju see toode, mis meil on. Siin on, eks ole, esiteks, millega doTERRA jääb silma, on sellepärast, et ta kogub kõik oma õlid. Neid on neil umbes 140 praegu. Need jõuavad meieni umbes 45 erinevast riigist. See tähendab siis seda, et taimed kasvatatakse ja kogutakse nende päritolumaalt, sealt, kus on nende loomulik elukeskkond. Ja oota korraks näiteks ära loe edasi momendil, ma räägin sulle, sest meil on siin arutatud ja küsitud, et miks näiteks, kuna Eestis on nii palju kadakat, et miks nad ei võta Eestist kadakat, aga see on ka sellepärast, et nad mitte ei otsi, siin on kadakal väga hea kasvukeskkond, aga doTERRA otsib ka teatud keemilisi komponente, teatud meditsiinilist väärtust, mida ta leiab ja sellepärast nad just nimelt käivad ja skaudivad neid igasuguseid erinevaid maailma kohti. Et kes teab, võib-olla nad ka tulevad midagi ja leiavad Eestist, eks ole, mingisuguse õli ja võib-olla see on kadakas, aga praegu neil on kadakas kuskilt mujal, sest nad on leidnud selle meditsiinilise komponendi just sealt, eks ole. Nii. Siis need ongi, et taimed valitakse just nimelt nende biokeemiliste omaduste ja potentsuse järgi, just nimelt nende järgi, mis omavad inimese tervisele kõige suuremaid kasutegureid ja tootmiseks kasutatakse ainult, ja siin sa võid täitsa kohe alla joone tõmmata, ainult aurdestillatsiooni või külmpressi meetodid. Mitte ükski teine meetod ei tule kõne alla. Teised meetodid on odavamad ja kiiremad, aga need jälle järjekordselt rikuvad ära selle eterliku õli konsistentsi ja siis sa ei saa enam kätte seda puhast õli, mida nad taga ajavad, eks ole. Ja väga-väga oluline, ma ei tea, kuidas sulle, aga minule meeldib doTERRA puhul just see, et nad maksavad farmeritele otse ja ausalt. Selle kohta on kogu see nende, eks ole, see Healing Sand Foundation, iga kord, kui sa tellid, sa saad selle jaoks nagu ka annetada 1 euro kuus, eks ole ju, saab vist
issand küll, mul läheb kogu aeg segamini need Ameerika ja Euroopa need tingimused on natuke teised, et sa saad selle organisatsiooni heaks ka ise midagi teha, sellepärast et doTERRA just nimelt toetab ka neid farmereid ja teate, kui oluline see on. Ma räägin siia ühe looga kohe juurde, miks see oluline on. Loeme need ruttu lihtsalt läbi, et nad järgivad ka loomulikult jätkusuutlikke ja loodust mitte kahjustavaid meetodeid, nad ei võta looduse arvelt, mitte kunagi. doTERRA on selle lubaduse meile andnud. Et iga tilk, mida sa kasutad, tegelikult mõjutab globaalset majandust ja ning ühiskonna heaolu, eks ole ju, see on ka väga-väga oluline. Et ühesõnaga, doTERRA on tegelikult täiesti teaduspõhine tootja, aga ta on globaalhumaanse missiooniga ja see on väga oluline. Miks ma ütlesin teile, miks on oluline see farmerite toetamine teisel pool pudelit on ju need, kes meile toodavad. Ma toon teile näiteks ütleme riietega, mida sa kannad. Ütleme, siin Eestis on ka seda riideketipoodi on igal pool, eks ju. Ma ei hakka seda nime ütlema, sest minu põhimõte, minu eesmärk ei ole mingisugust firmat nagu alla teha või alandada või neile mingit häbi tuua, vaid lihtsalt ma räägin teile üldise näite, eks ole ju. Ja näiteks need riided on suht odavad ja loomulikult neid on tore osta ja kõik on hästi, aga mida sa tegelikult ei tea, et seal, kus on nende manufacturing või see manufacturing company, kus need riided sulle tehakse, need inimesed, kes sulle õmblevad neid riideid, nad elavad alamtingimustes, neile makstakse võib-olla $1 päevas selle eest, mida nad teevad. See nad istuvad seal ja vaadake see Bangladeshis, mis juhtus selle õmblusvabrikuga, kus see kukkus kokku. Need inimesed, pereisad, kes toetasid oma peresid, said surma. Ja kui te vähegi saate, Piia, pane teistel võib-olla need mikrofon kinni, siis ei tule meile vahele segamisi, eks ole ju. Et ühesõnaga, sellepärast on oluline, näiteks kui ma tean, et kuidas doTERRA toetab oma farmereid, sest need farmerid suurem, ütleme, kolmandik doTERRA õlidest tuleb sellistest riikidest, nagu on nii-öelda kolmanda maailma riigid, kus majanduslik tase on väga-väga madal ja vaesuse piir on üle või ala, kumb ta siis on, eks ju, hästi kehva. Ja näiteks ütleme sellised kohad nagu Haiti saared ja Nepal ja Lõuna-Ameerika, eks ole, need riigid seal, eks ju. Ja võt nendele näiteks inimestele, need, kelle käest nad neid õlis või seda toormaterjali kokku ostavad, nad hoolitsevad nende eest, nad loovad neile haiglaid ja annavad neile arstiabi juurdepääsu, nad ehitavad neile koole ja kaevavad neile auke, et nad saaksid panna sisse puurkaevu ja saada puhast vett, sest meile tundub see nii iseenesestmõistetav, eks ole ju, kuidas mis mõttes ei ole puhast vett, aga sa ju tead, et kui paljudes kohtades maailmas ei ole puhast vett ja need samad farmerid, kes siis töötavad meie jaoks ja toovad meile neid imelisi taimi, eks ole, millest meie saame hüvangut, siis doTERRA hoolitseb ka nende eest. Ta tahab olla kindel, et ka nendel on hea olla. Et meie siin kliendina, eks ole, kasutajana, meil on väga tore, aga ka need, kes meile seda toovad, ka nendel on tore. Mitte nendel, nagu nendel seal Bangladeshis, mis näite ma tõin. Vot seda ma tahtsin teile öelda. Nii, lähme järgmise slaidi juurde. doTERRA on veel siis täielikult selles mõttes täielikult ületanud kõiki kvaliteedinorme ka sellega, et doTERRA pakub täielikku testimist oma õlidele. Kõik need õlid, mis on sinul pudelis, need ei ole seal niisama, et lihtsalt võeti tooraine, destilleeriti ja pandi pudelisse. Need õlid läbivad meeletus koguses testimisi ja analüüse selle enne, kui nad sulle üldse pudelisse jõuavad, eks ju. Et selles mõttes ongi, et kogu see protsess, ma seda loomulikult läbi rääkima ei hakka, kui sul on huvi, siis kõik see informatsioon, absoluutselt kõik need testimised, see protsess, kuidas moodi nad neid õlisid katsetavad ja testivad ja vaatavad, need on kõik olemas nendel samadel lehtedel, mis on siin praegu kirjas. Ja võib-olla, Piia, kui sa viitsid, sa võid panna ka need kodulehed sinna chatiruumi ja sa saad chatiruumist endale need ära nagu kopeerida, eks ole, või tee sellest endale mingi screenshot või mingi selline asi, et sa saad nagu meelde jätta, eks ole ju.
et tõepoolest ma arvan, et see vist ei ole niimoodi, et ma ei hakka neid testimisprotsesse teile nagu läbi rääkima, aga sina võid olla kindel selles, et näiteks doTERRA meile ütlen niimoodi, et kui talle jõuab mingisugune kogus, eks ole, seda õli, see on destilleeritud, nad teevad läbi selle testimise ja kui seal üks asi ei vasta nende nõuetele, olgu see siis mingisugune, kas ta oli, võib-olla sai radiatsiooni see piirkond, võib-olla oli seal mingisugune muu, eks ole, isegi loodusõnnetus, mis võis mõjutada selle saaki, et ta ei saa kätte seda oma standardiseeritud valemit, mida ta sellest taimest tahab, siis seda õlikogust, seda meile pudelisse ei panda. Vot ta on niisuguse garantii meile andnud nende õlide puhtuse osas. Aga ma jätan selle siis nagu sulle, eks ole ju, selleks uurimiseks rohkem selle kohta, kuidas neid õlisid testitakse. Ma loodan, et see on okei, et mina lähen siit siis edasi ja räägime nüüd hoopis palju lähemast asjast, et mis asi üldse eterlik õli on. Meie ka need, kes me tead küll, need kogenud oleme ja siis mõtleme, et tead, et me võtame iseenesest mõistetavalt, et me kõik teame, mis see on. Aga meid on nii palju uusi, paljud teist ei tea veel ja see on täiesti okei, kui sa ei tea ja kindlasti räägi see asi üle, eks ole ju ka teistele, kellega sa eterlik õlisid jagad. Et eterlik õli on, mis ta siis on? See on taimes leiduv aromaatne ühend ja just nimelt ta ei ole mingi viljaliha ega mingi õis ise, vaid selle viljaliha õie seest või kus iganes koore, seemne, juure seest on välja pressitud selle taime enda immuunsüsteem. Ja vot see ongi see võimas asi, sest et loodus tegelikult annab meile kõik vastused. Kui me ainult paneme ennast loodusega ühele lainele, siis tegelikult looduses on kõik olemas, mis meile meie tervise hüvanguks vaja on, eks ole ju. Ja just nimelt see väike, imepisike, silmaga mitte nähtav, isegi, eks ole, need õlimolekulid, mis siis nagu lendama hakkavad meie ümber ja mis teevad imelisi asju meie kehaga, sellepärast, et nad on molekulaarselt väga sarnased meie enda ülesehitusega just. Ja just, et siis veel kord kordame selle üle, et nad on siis kas veeauruga destilleeritud ja külmpressitud ekstraktid, just, et nad ei ole mingil teisel meetodil siis tehtud. Ja see võimas, kontsentreeritud väike molekul on 50 kuni 70 korda tugevam kui see taimise. Kui näiteks võrrelda, ütleme, kui sa teed piparmündi teed, on ju, siis piparmündi taime sa loomulikult paned vette ja see on mõnus ja see on siuke rahustav. Aga see piparmündi tilk on selline, et see on nagu sa jooksid ära umbes korraga peaaegu 30 tassi piparmündi teed. See efekt on hoopis teine, eks ole. Siis ta on just nimelt nagu virgutav ajule ja selline hoopis teise toimega. Nii, ja siis on ka suur segadus alati sellega, et just nimelt näiteks nagu sidruniõli või vaata, sidrunimahl on see, mida sa pigistad endale näiteks joogi sisse ja sealt sa saad mineraalid, vitamiinid, kiudained, aga eeterliku õli molekul ei ole toitaine ise, tal ei ole ei kiudaineid, ei vitamiine, mineraale. Ta ongi nagu katalüsaator. Kui ta meie kehasse läheb molekulaarsel, tsellulaarsel raku tasemel, siis ta hakkabki toimima sellisel sümbioosis meie keha ainevahetuse ja metabolismi ja koos ensüümide ja hormoonidega ja kõike, mida ta siis mõjutab. See on väga peen ja põnev asi, see on suur teadus ja kui sind see huvitab, siis jumala eest uuri seda, eks ole ju. Ja veel on see oluline, et kõik need naturaalsed eterlikud õlid, eks ole, mis on siis meie doTERRA õlid, need on 100% biosaadavad ehk siis meie keha poolt omastatavad ja äratuntavad, mis ei pruugi olla tõsi siis nende võltsitud õlide puhul, sellepärast, et seal on just need mitte see taim ise, mis sinna on pandud või mingi väike osa sellest, vaid just nimelt need lisandid, mis seal on, võivad tekitada inimestele igasuguseid probleeme, allergiaid ja lööbeid ja ma ei tea, mis kõik veel, nendest tuleb rohkem jama kui kasu ühesõnaga. Nii. Ma lähen siit edasi ja näitan teile lausa pilti selle kohta. See on meil üks vana pilt vanadest koolitustest juba alles jäänud. Ma tean, kõigile vanadele kaladele kindlasti meeldib see pilt. Et näed, siin ongi piparmündi taime, sa tead küll, kuidas välja näeb, aga võib-olla sa ei ole luubi all piparmünti vaatanud, eks ju, siis sa näed, et seal, eks ole, need väiksed valged padjakesed, mis piparmündi lehe peal on,
see ongi see eeterliku õli padjake või kotike ja kui sa seda hõõrud või paned kuskil või piparmündi lehte, siis see padjake lähebki katki ja see ongi see lõhn, selle eeterliku õli lõhn, mis sealt välja tuleb. Ja teate, ja fenomenaalne täiesti nagu isegi meditsiinis fenomenaalne on see, et näiteks vaata, kui mul on siin see pilt ka, et näiteks kui bakterid ei suuda meie rakumembraanist läbi minna, miks baktereid saab hävitada väga kergelt antibiootikumidega, eks ole, aga viirused on ka väga kavalad, viirused suudavad ennast läbi rakumembraani sisse süstida, nad on tunduvalt, eks ole, sellised kavalamad olendid. Just, aga need eeterlikud õlid võtab see rakumembraan nagu lausa niimoodi vastu, nad imenduvad, nad on nagu nende nimi, see ongi nagu semipermeabelsus on selle nimi või semi-permeability on selle inglise, ma ei tea, kas ma eesti keeles ütlesin õieti. Et ühesõnaga, eeterlikud õlid on täiesti sümbioosis meie rakkudega, vot nii põnev, see on täiesti teaduslik fakt. Nii, ja nüüd me lähemegi siis uuesti räägime ruttu selle üle, sest doTERRA õlide puhul sa näed seda märgistust, mille nimi on CPTG või CPTG, mis on siis eesti keeles. Ja see on siis inglise keeles Certified Pure Therapeutic Grade ehk siis sertifitseeritud puhas terapeutiline klass. Ja kui sul on skeptilisi küsimusi, siis palun pane need ka kirja, sest üks skeptiline küsimus, mida ma saan tihti on see, et oi, aga doTERRA ise omistas endale selle kraadi, eks ole ju. Muidugi, ta pidi seda tegema, et eristada ennast nendest teistest eeterlikust õlist, eks ju, sest sa tead ju, et kui kirjutada peale millelegi 100% looduslik, kas see tähendab midagi? See ei tähenda mitte midagi, sest et see termin on ka nii reguleerimata, et sul võib tootes olla ainult 10% naturaalset midagi sees ja sa võid seda toodet kutsuda naturaalseks. Teadsid sa seda, eks ju? Sellepärast ongi, et doTERRA pidi endale panema külge nagu sellise sildi, et nad on teine, eks ju, nad on teine, nad on klass kõrgemal, nad on ülemise riiuli peal, ja neid ei saa segi ajada alumise riiuli asjadega. Ja see on ka põhjus tegelikult, miks doTERRA õlisid ei müüda tavapoodides või apteegidest, sest kui inimene ei tea nende vahet, siis inimene teab rohkem konjakitest. Vaata, ülemise riiuli konjakid on kallimad ja palju paremad, on ju. Alumisel riiulil on need kehvemad, odavamad. Viina kohta täpselt sama. Inimesed teavad selle kohta palju rohkem, aga eeterlike õlide osas nad ei oska vahet teha. On ju, nüüd vaatad, odavam õli, kallim õli. Ostavad odavama, mõtlevad, et nad said hästi, aga ei olegi hästi tegelikult. Ühesõnaga, CPTG tähendab, et ta on puhas täielikult ilma igasuguste täiteaineteta. Ohutu tähendab, et ta on sertifitseeritud ja igasuguste pestitsiidide keemiliste jääkide vaba ja just nimelt, et ta on tõhus, ta on efektiivne 100%, tal on standardiseeritud aktiivsed ühendid, see on see formula või see valem, mida doTERRA taga otsib, see on tagatud meile. Ma pean vist vett natukene võtma. Nii, võib-olla tõesti, ma panen ühe hingetõmbega siin, ma teen endale ühe väikse sidrunivee siia kiiresti. Me kohe jõuame ka selleni, aga ma teen selle ära, sest et ma tunnen, et mul hakkab, näed, mul on klaas vett. Ma panen ühe tilga sidruniõli sinna sisse, läks 2 kogemata, okei. Natukene loksutan ja võtan pallonksu. Teie kuulete mind endiselt hästi, kõik on hästi? Jah, väga tore. Nii, järgmine, räägimegi läbi 3 põhilist kasutusviisi. Kohe jõuame ka selle kõige erilisemani, aga alustame peale just nimelt sellest, et kui sul on eeterliku õlipudel ja kui sa täpselt ei tea, kuidasmoodi seda kasutada, siis aromaatne on tavaliselt kõige turvalisem viis. Lihtsalt tea ka, et aroomi poolest sulle meeldib või tal on midagi kasu, sellepärast, et kui sa võtad näiteks mingisuguse väga kange või mingi pune või mingi sellise, paned seda endale peopessa, sa võib-olla ei saa aromaatset kogemust nii suurt. Aga näiteks, kui sa võtad just nimelt kas siis apelsini või sidruni või piparmündi, eks ole, mida mina praegu võtan, et oma aju turgutada, siis täpselt nii sa teedki, et sa paned ühe tilga endale peopessa, kui läheb 2 kogemata, ei juhtu ka midagi. Hõõrud peopesasid kokku ja paned ümber nina niimoodi ja hingad sisse. Ja see ongi nüüd, mõnikord me unustame ära, kui efektiivne see on, sest meie nüüd, kes me oleme doTERRA õlidega ära hellitatud ja oleme harjunud neid ka seespidiselt kasutama, siis meil läheb teinekord see nagu meelest ära, et issand kõige lihtsam viis on kasutada ja kõige efektiivsem viis on kasutada seda sisse hingates, eks ole.
nii, ja siis on muidugi ka diffuuserisse panemine, eks ju. Diffuuser ei ole õhuniisutaja, et sa teaksid, eks ju, see on ka väga oluline vahe. Õhuniisutaja paiskab välja neid nagu veepiiskasid selleks, et teha õhku niiskemaks ja sa pead kontrollima oma õhuniisutaja neid instruktsioone, kas sinna võib eterlikõlisid lisada või mitte. Tihtipeale ei või, aga diffuuserid on hoopis midagi muud. Need on ioniseeritud ja nad on teisel tehnoloogial üles nagu täheldatud. Nemad on samamoodi, sa paned sinna vett, aga nad paiskavad, see aur on mikroskoopiline, see on hoopis teistmoodi ja vot sellega sa suudad samamoodi, sa saad diffuseerides oma õhu kvaliteeti parandada, tuju muuta, mis iganes kõik teha, seepärast et diffuseerimine on imeline meetod, kuidas eeterlikõli kasutada. Nii, ja siis on meil loomulikult, eks ole, järgmine asi on siis näiteks paikne ehk toopiline kasutamine, samamoodi väga lollikindel, eks ole, lihtsalt tea, eks ole, et osasid õlisid siis tuleks nagu lahjendada. Mina armastan hästi Deep Blue'd, mul on isegi silt on nii ära kulunud, sest ma lahjendan teda rullikpudelisse ja mul on ta reaalselt kaasas, ma kogu aeg panen teda toopiliselt endale niimoodi siia nende trapetslihase peale, sest mul nagu kael, mul on kangekaelsus tekib päris tihti, on ju. Ja siis ma niimoodi panen, eks ju, aga sellega on täpselt nii, et sealt, kust on ebamugav, sealt, kus valutab, seal, kus on probleem, sinna panedki seda eeterlikku õli peale. Ühesõnaga, kui põlved valutavad, siis läheb põlve peale, eks ju. Siis ei lähe ju selja peale, kui põlv valutab, on ju. Kui selg valutab, läheb selja peale, on ju. Ja kui on kõhuhädad, seedimise probleemid, siis loomulikult läheb kõhu peale. Väga loogiline, jah. Aga lihtsalt teagi, et lihtsalt on oluline, küll me jõuame nende palju ja kogusteni ja kõige selleni ka kindlasti jõuame. Ja siis on see, et suurem osa meie eeterlikust õlidest, eriti nüüd Euroopas, nad ei ole sildistatud niimoodi, nagu on Ameerikas. Sellepärast, et Ameerika Terviseamet on andnud rohelise tule ja loa nende eeterlike õlide seespidiseks kasutamiseks, aga Euroopa Terviseamet ei ole seda luba andnud veel. Ja see on ka üks põhjus, miks me nii väga palume inimesi mitte otse neid eeterlikke õlisid edasi müüa, sest kui sa müüd edasi ja kui see satub nii-öelda inimese kätte, kes ei tea mitte midagi eeterlike õlide kasutamisest, eks ju, ta võib seda kasutada valesti või ta teeb midagi ja tal võib midagi juhtuda, siis oled sina, kes sa talle müüsid selle õli, sina vastutad selle eest, mis temaga juhtub. Just nimelt ka sellepärast, et eeterlike õli seespidine kasutamine ei ole veel Euroopas nii-öelda luba saanud. Aga kui sellel inimesel on oma ostukonto ja sina toetad teda, nüüd ta on võtnud oma vastutuse selle eest, kuidas ta seda õli kasutab ja sinu kohustus, kes sa oma isikuid toetad, on talle rääkida sellest, kuidas eeterlikke õlisid kasutada. Ja need on need 3 väga lihtsad viisi, mis mul siin praegu kirjas on, eks ole ju. Sa ei pea teadma, ei tea mida kõike, mingit teadust selle kohta. Need on väga lihtsad asjad, mida sa selle inimesele pead rääkima. Siin ma näitangi sulle ära praegu selle, et meile tuli, eks ole, tänu meie imelistele doTERRA liidritele siin Eestis, meile tuli eestikeelne tootekataloog. Selle sa saad ise oma kontolt tellida, eks ju, ta maksab vist kas €50 või midagi taolist, aga siin on kõik tooted, doTERRA tooted on eesti keeles sees. Aga mida sa võib-olla tähele paned siin, et näiteks eeterlikel õlidel ei ole juures seda märgistust A, T ja I, eks ju. A on siis aromaatne, T on toopiline või paikne, I tuleb siis ingliskeelsest sõnast internal või seespidine. Ja sa paned tähele, et siin ei ole näiteks ingliskeelses kataloogis, Ameerika kataloogis on nad olemas, aga siin ei ole. See on just nimelt sellepärast, et tegelikult just nimelt USA ja Euroopa Terviseamet järjekordselt ei ole jõudnud kokkuleppele. Eks ole, doTERRA teeb selle kallal tööd ja nad töötavad sinna poole, et me saaksime ka ametliku loa nii-öelda eeterlike õlide seespidiseks kasutamiseks. Ja ma näitaks sulle siin ühe väikese triki. Kui sa, ütleme, et sa ei räägi inglise keelt ja sul ei ole kataloogi, sul ei ole mingisuguseid õlide kohta, isegi mingeid raamatuid, kuidas sa saad vaadata, kas see õli on siis, kas ta sobib aromaatseks, toopiliseks või kindlasti pead sa kontrollima, kas ta sobib seespidiseks kasutamiseks, sest kõik õlid, isegi doTERRA omad, ei sobi seespidiseks kasutamiseks, väga oluline. Aga ütleme näiteks, et ma näitan sulle väga lihtsa triki.
nii, ütleme, siin on täitsa tavaline Google brauser, eks ole, seda ju tead, kuidas otsida. Oluline on, et ütleme näiteks, et sul on näiteks geraaniumi pudel ja sa ütled, issa, ma ei tea, mida sellega teha, mul võrdna aimugi. Paned sisse kõigepealt Google'isse, ma loodan, et te näete seda, mis ma teen. doTERRA pead ette panema, sest kui sa paned lihtsalt geraanium, siis sulle tuleb jumal teab, mis geraanium, et ta ei tule doTERRA oma, eks ju. Ja nüüd sa kirjutad, vaatad pudeli pealt, võid vaadata, kuidas seda nii-öelda nagu kirjutatakse ja paned siia ja lööd Google'isse sisse ja näed, eks ju, mina lähen tavaliselt nendest reklaamidest mööda ja siis esimene tavaliselt, mis mulle tuleb, on siin ma vaatan siia, näed, geraanium oil, eks ole ju, ma teen selle lehe lahti. Siin tulebki lahti sulle nii-öelda see Ameerika leht, mis näitab sulle siis nii-öelda selle Ameerika ametliku informatsiooni. Nii, las ma kohe vaatan, see pole ka päris, ma lootsin saada ühte teist lehte siit lahti, oota, ma vaatan, kas ta annab mulle selle teise. Spotlight, siin ta annab mulle selle blogi, eks ole ju, ma nii lootsin, et ma saan selle PDF-ini lahti, enne ma sain ta küll väga ilusti lahti, kui ma siin katsetasin. Et siin on alguses on kõik reklaamid. Ühesõnaga, oot, ma ei taha siit ikka päris ära minna, ma pean leidma selle kuidagi moodi teile ikkagi ülesse. Siin on mingisugune teise riigi oma nüüd. Ma ei tea, kas see nüüd on, see on mingisuguse teise riigi oma, ma ei appikene, nüüd ma ei taha selle peale väga palju aega raisata. Oota, ma proovin midagi muud panna siia näiteks, ma panen doTERRA näiteks peppermint siia sisse, ütleme nii, ja siis lähme kohe siia, ma loodan, et tuleb see leht, mida ma otsin. Voh, näed, tuli nüüd, eks ju. Vaata, näed, vot mida sa vaatad, appike ma ei saa suuremaks teha, nii, nüüd ma teen suuremaks, näed, vaata, need märgistused on siin. Nii et kui sa tahad teada, mis Ameerika ametlikult ütleb ühe või teise õli kohta, siis mine lihtsalt Google'isse ja sa ei pea isegi inglise keelest aru saama. Sulle piisab sellest, kui sa tead seda märgistust siin, eks ju. Näed, tal on A ja tal on D ja tal on I. Ja see S siin taga tähendab seda, et see on natukene, ta võib esineda talle tundlikkust ja see on kohe minu järgmine slaid, mis ma sulle näitan. Ma lähen kohe siit tagasi ja näed, ja minu järgmine slaid ongi see, mis seletab lahti ka need teised märgistused, et kui on N, siis ta on neutraalne, ta ei vajagi üldse lahjendamist. Kui tal on S juures, siis ta võib olla mõnele nahale tekitada tundlikkust ja seda võiks siis lahjendada. Aga kui seal juures on D-täht, siis võiks seda alati lahjendada, eks ju, et need on nagu olulised. Et ma loodan, et see ka, siin on selline väga lihtne valem, mida nagu teada. Ja vaata, kas sa nüüd näed, miks me ei saa neid õlisid lihtsalt laadal või kuskil poes edasi müüa, sest seda informatsiooni ei jää sul aega sellele inimesele rääkida ja see on super mega tähtis, oluline informatsioon. Nii, läheme kohe edasi eeterikaõlide ohutuse peale. Eks ju, et kui ta on täiesti puhas eeterikaõli, nagu meie doTERRA omad on, siis ta on turvaline ja ilma kõrvalmõjudeta. Sa võid kuulda lugusid sellest, kuidas inimestel on kellelgi midagi juhtunud eeterlikest õlidest. See tavaliselt tuleneb sellest, et eeterikaõli ei ole puhas. Aga ka meie eeterikaõlide puhul ei saa ära unustada teatud kindlaid asju, nagu et ainult 1 või 2 tilka korraga, liiga palju ei tohi kasutada, kõik see värk. Alati tuleb hoida eeterikaõli eemal silma, kõrva või nina limaskestadest. Meie muidugi isetegijad, nagu me oleme, me teeme ikka pätti, aga alati sõna ei kuula, näiteks ninna me oleme vabalt pannud õlisid. Aga kuhu ma kindlasti ei soovita panna, on silma otse pudelist, mitte mingil juhul, sest tuleta meelde, eeterikaõli on 50 kuni 70 korda tugevam kui see taim. Selle kontsentratsioon on ülitugev, ära pane teda otse silma, mitte mingil juhul. Ja ka mitte kõrva, sest kõrv on samamoodi, eks ole, see kõrvakuulmine kile ei ole mitte väga kaugel sellest ja see eeterikaõli võib olla liiga kontsentreeritud. Kõrval tavaliselt on, et me lihtsalt masseerime eeterlikku õli, sa võid masseerida, eks ole, kõrvalesta sisse, väga efektiivne on ju. Ja silma, kui sul on vaja silma mõjutada, siis sa tupsutad, eks ole, ümber silma või niimoodi ülevalt ja alt ja võid lahjendada kindlasti, aga mitte kunagi otse silma. Ja. Kui sa lahjendad eeterlikku õlisid,
siis sa lahjendad just nimelt rafineerimata, külmpressitud mingisuguse taimeõliga. Kookosõli sobib selleks imehästi, aga ole kindel, et sa ostad just nimelt selle rafineerimata ja külmpressitud. Ta võiks olla ka mahe, eks ole ju, sest rafineeritud õlid nagu üldiselt ei sobi selleks üldse, on ju. Alati tea, et võib esineda nahatundlikkust, on 1 miljonist, kellel võib esineda lavendlile täielik allergia ja see, et kui sa pole kindel, kui sul on inimene, kes on täiesti uus, kellel sa eeterlik õli pakud näiteks, kui ta ütleb sulle ka, et ta on nagu väga tundlik, siis ole hea, kõigepealt proovi kuskil sellise koha peal, kas jala või põlve peal ja lahjenda alati ja vaata, mis sellest saab. Hästi väike kogus, eks ole ju, et mõnikord on 1 tilk isegi liiga palju, sest et mäletad, on ju, kui kontsentreeritud nad on. Nii. Ja siis jälle, eks ole, kui järgi neid etiketil olevaid juhiseid, aga siin sa oledki, suurem osa teist on juba doTERRA konto omanikud, te juba teate, et need Euroopa märgistused ei ole päris need, mis on Ameerika omad. Et kui sa tahad siis vaadata seda allikat, seda, kust need õlid tulevad ja doTERRA enda teaduslikke ettekirjutusi, siis mine tee seda Google trikki, mida ma sulle just näitasin, eks ole ju, mine vaata Ameerika ametlikult lehelt. See järgi, see märgistus ja kõik see värk, sest Euroopa märgistus on erinev, on ju. Sellega ma mitte ei kutsu sind Euroopas seadusi murdma, vaid just nimelt sinu enda turvalisuse pärast kodus, et sa lihtsalt teaksid, nagu ma sulle rääkisin kogu selle pika loo, kuidas moodi terviseametid omavahel lihtsalt ei saa kokkuleppele, see tuleb lihtsalt sellest praegu, eks ole. Aga turvalisus eelkõige, sest eeterliku õliga on võimalik teha haiget või põhjustada mingisugust probleemi, on võimalik. Okei, ja ma räägin siin veel korra üle ka lahjendamise, sest et eestikeelne sõna lahjendama võib jätta mulje, nagu lahjendama tähendab nõrgemaks tegema või nõrgestama või mitte olema nii efektiivne, on ju. Et vaata, sest et ingliskeelne sõna on deluding, ei tähenda nõrgestama, on ju. Et näiteks meie, eks ole, doTERRA on ise teinud, eks ole, fraktsioneeritud kookosõli ja see on selline, mis ei lähe tahkeks üleüldse Eestis väga-väga hea, sest talvel ju kookosõli muidu läheb, eks ole, kookosrasvaks tahkeks. Aga siin on just see, et kui sa lahjendad kookosõliga ja kannad näiteks naha peale eeterlikku õli, siis vastupidi, et kui see pilt ei ole küll väga hea, aga ma näitan sulle, et kui näed, siin on see no dilution tähendab, et ei ole lahjendatud, siis vaata, kuna need eeterliku õli molekulid on lenduvad, siis nad lihtsalt lendavad naha pealt nagu minema. Osad lähevad muidugi sisse ka, aga suurem osa lendab minema. Aga kui sa paned teda kokku kookosõliga, siis vaata, siis see kookosõli justkui püüab nad lõksu ja suunab nad naha sisse, nii et nad saavad veel paremini imenduda. Selles mõttes on see õliga lahjendamine nagu väga hea, see on väga turvaline, see on lastele ja vanuritele ja rasedatele kindlasti tunduvalt parem variant, eks ole. Nii et jäta see koht meelde nagu lahjendamise osas. Ma lähen edasi, räägime ruttu läbi veel kord siis ohutusnõuded. Jah, et meil on sellised ettekirjutused, need on ka, eks ole, doTERRA poolt. Et tegelikult on niimoodi, et imikutele alla üheaastastele imikutele sa ei pane mitte kunagi seespidiselt, isegi kui teda tohib panna, aga nad on liiga kontsentreeritud väikesele imikule. Sa imikutele võib väga edukalt kasutada õlisid, aga neile peab siis kasutama ainult toopiliselt või aromaatselt ja ainult lahjendatult, on ju. Ja tegelikult on niimoodi, et ka isegi 6-aastastele ei soovitata seespidiselt kasutada, sellepärast et nad on samamoodi alles arenevad ja nad võivad olla tundlikumad. Me ütleme teile ausalt, meie siin kogenud kasutajad, me oleme kasutanud eeterlikke õlisid seespidiselt ka väiksematel, aga ametlikult ei tohi me seda nagu teistele edasi õpetada, eks ole ju, et sa lihtsalt tead, et selline on reegel. Nii. Kindlasti ära lisa eeterlikku õli, kui sa teed endale jooki, siis ära lisa teda plastpudelisse, sest plastpudel on petrokemikaal, eks ole, ta hakkab, eeterlik õli on ta on nii tark, ta on nii intelligentne, ta vaatab, et oi, siin on mingi keemiline asi, ma pean hakkama seda kohe lahustama ja ta hüppabki sellele kallale ja hakkab seda lahustama ja sina jood selle endale sisse. Alati kasuta kas klaasi, klaas on kõige parem või on olemas ka igasugused roostevabast terasest pudelid ja klaaspudelid, silikoon selles kattega. Vot need on kõik okei. Plastikut mitte kasutada.
kui see on selline, et sa pead kohe ära jooma, sul on plasttass ja sa paned sinna ühe tilgapalet vee peale, jood kohe ära, et ta ei jõua seda plastmassi veel lahjendada, siis on nagu lahustada, siis on okei. Nii, alati, eriti nüüd ka, kuna päiksepaikstelised ilmad tulevad juba, suurem osa tsitrustest on fotosensitiivsed, et kui sa oled selline, kes teeb ise igasuguseid kehakreeme ja päiksekreeme ja igasuguseid, tead küll neid oma projekte kodus, eks ju, siis tea, et tsitruselised on päiksetundlikud ja sa ei tohiks neid lisada oma päevasel ajal kasutatavatele nahatoodetele. Just, sest et sellega meil on olemas meie terapeutilised-olid.ee lehel on olemas üks lugu, lausa kohe üks kogemuslugu naisest, kellel tekkis põletus sellest, et ta pani endale tsitrust näo peale, eks ju. Keegi, ongi, sellega saab ilusti jagu ja me saame ära lahendatud selle asja, aga et sa lihtsalt teaksid, et see võib juhtuda. Ja kõik, sidrun, kreip, apelsiin, mandariin, eriti bergamot on hästi fotosensitiivne, laim, eks ju. Kõige vähem tsitruselistest fotosensitiivne on roheline, green mandarin oli või? Jah, roheline mandariin, just, eks ole ju, kuna ta on alles roheline. Temal ei ole välja arenenud need furokumariinid, mis on need ained, mis tekitavad fotosensitiivsust, siis see on nagu okei. Mina ei paneks isegi seda, ma ütlen teile ausalt. Nii. Hästi palju küsimusi saan selle kohta, kaua nad säilivad. Nii. Puhas eterlik õli, kui teda ei ole muudetud, kui tal ei ole midagi juurde lisatud ega mitte midagi ära võetud, tal ei ole tegelikult üldse mingisugust seda aegumiskuupäeva. Aegumiskuupäev pannakse peale jälle pudelitele selle pärast, et see on Terviseameti nõue. Terviseamet tahab, et seal oleks midagi peal. Ja siis on ka doTERRA peal ütlen seda, et kui sul on tsitrused näiteks, mis võivad oma toimed kaotada kõige kiiremini, et kui ta on sul 5 aastat olnud näiteks juba seal kuskil riiulis, siis ta võib oma toime natukene kaotada. Aga mina ütlen sul, kui sa pole 5 aastaga tsitrust ära kasutanud, siis sa lihtsalt ei kasuta eterlikke õlisid. Siis on sul muud probleemid lihtsalt, on ju. Et näiteks mina tellin sidrunit praktiliselt üle kuu või iga kuu kogu aeg, sest mul läheb teda nii palju, on ju. Nii. Ja kui sul eterlikud õlid peaksid jääma päikse kätte, et nad kuumenevad üle, et sa tead, siis on ka see oht, et nad võivad kaotada oma toime, sest et eterlikud õlid on väga sarnased nagu ensüümidega. Ensüümid hävivad kuumutamisel, täpselt sama on eterlike õlidega, sest nad on ikkagi elavad orgaanilised sellised molekulid, on ju. Ära jäta eterlike õlid päikse kätte. Isegi külmumine, kui talvel jäävad sul autosse, isegi külmumine ei ole nende jaoks nii hull, nagu on ülekuumenemine. Et nad ei tohiks kuumeneda samamoodi üle 45-46 kraadi. Nii, et sa siis ka tead, eks ju, et sa mitte kunagi eterlike õlidega kedagi ei lähe ravima ega diagnoosima. Sa alati eterlikud õlid nad on toetavad ja leevendavad ja tasakaalustavad ja taastavad ja nad pakuvad meile emotsionaalset tuge ja nad aitavad tervisele või meie homöostaatilisele seisundile, optimaalsele heaolule kaasa, eks ju. Et sa ka tead, mis meid ravib, on meie keha. Sa annad oma kehale need tööriistad kätte, millega ta saab ennast ravida paremini, eks ju. Et see on selline sõnastus, mis on väga oluline. Ja, kõik saavad sellest aru, ma usun. Nii, lähme ruttu edasi. Siin on meil olemas ressursid, mida sa võid kasutada eestikeelsed, eks ju. Terapeutilised-olid.ee on see, kus meil on kõik vastavuses, keelega vastavuses informatsioon on olemas, sa saad lugeda toodete kohta. Meie Estoterra grupp on Facebookis ainult neile, kes on kontoomanikud, just nimelt jälle selle omavastutusseaduse pärast. Me ei saa sinna võtta inimesi, kes ei ole seda omavastutusallkirja andnud, sest et meil peab olema kindlad selles. Ka veel on eestikeelset infot ja muid raamatuid, aksessuaare ja muid asju saad sa võtta. Meil on täitsa olemas oma pood, omapood.ee ja kindlasti käi ka seal vaatamas, kus tahad pudelikesi ja rullpudeleid ja pritspudeleid ja kõiki selliseid asju, pluss ka raamatuid ja muid asju. Nii et käi kindlasti ka seal. Nii, minu selles mõttes
tegelikult ma tahtsin seda ühte lehte veel jagada, ma arvan, et see on liiga pikaks läheb, kui ma leidsin ühe hästi toreda sellise artikli ingliskeelse, miks valida doTERRA õlid, seal räägitakse kõik need asjad läbi, mida nad teevad. Ma ei hakka vist seda praegu rääkima, sest et läheb liiga pikaks. Enne kui ma lähen küsimuste juurde, ma hästi ruttu räägin teile selle ära, et ükskõik kui klišeena see võib ka kõlada minu suust, ma võin teile öelda, et doTERRA eeterlikud õlid on täielikult muutnud minu elu ja mitte ainult muutnud, nad on päästnud mu elu. Osad teist, kes te teate minu lugu, eks ole, ja ma olin krooniliselt väga-väga haige kuni aastal 2010, kui arstid enam mind aidata ei suutnud, kui ma leidsin lõpuks ühe holistilise arsti, kes suutis mind diagnoosida ja mulle piisas ühest eeterlikust õlist selleks, et täielikult pöörata oma tervis ümber. Need ei ole niisama, need on elu õnnistavad looduse poolt meile antud tööriistad, mis on imelised meie kehaga ja mis oskavad ja teavad teha asju, mida ükski ravim ega meditsiin ega selline tänapäeva läänelik lähenemine tervisele oskab teha. Et selles mõttes ongi, et ära kunagi alahinda seda võimalust, mida üks tilk võib teha, on ju. Ja võib-olla siin ma lõpetangi ka sellega, et alati tea, kuna nad on nii kontsentreeritud, siis üks tilk on parem, üks tilk on on tunduvalt turvalisem, ära kunagi kasuta palju, eks ole ju, eeterlikke õlisid me kasutame alati 1 või 2 tilka korraga ja neid jätkub sulle ka kauemaks ja nende hind tegelikult ei tule üldse kallis tilga hinna peale. Tilga hindadest ma hakka täna siiski rääkima. Nii, super. Jah, kas keegi ütles midagi vahele, aga ma arvan, et ma panen selle share'i kinni ja ma lähen siis chati juurde. Pia, sa võid mind vabalt siis nagu juhendada ja mulle väga meeldiks, kui keegi ka julgeks lausa kätt tõsta ja rääkida või kommenteerida või mingi skeptilise küsimuse küsida või midagi. Absoluutselt tee seda kindlasti. Et mul oleks väga-väga tore sellist interaktiivsust teiega siin näha, eks ju. Vas ma vaatan. Küsimusi ei ole, Kerstike. Küsimusi? Nüüd tuli Heli Kuuse küsib. Kas loed ise või loen sulle ette? Loe sina, siis ma saan korraks võtta pausi. Just, ja. Kas õli segamisel veega võib kasutada metalli ehk siis tavalist lusikat? Kui see lusikas ei peaks olema alumiiniumist. Kui ta on lihtsalt lusikas, tavaline metalllusikas ja ta ei jää ju sinna kauaks, siis ma ei näe põhjust, miks sa ei või temaga korraks segada. Kindlasti võid. Kas õlide puhul, tal on ka teine küsimus, kas õlide puhul on segamise materjal tähtis? Segamise materjalidest me just enne natuke põgusalt rääkisime, et need peaks olema, need lahjendamise materjalid, need võiks olla rafineerimata, külmpressitud kvaliteetõlid. Proovi hoida eemale sellistest asjadest nagu rapsiõli ja sellised odavalt protsessitud, töödeldud niisugused mineraalõlid. Võta sobivad jojobaõli ja avokaadoõli, mandliõli, võt sellised ja kookosõli, isegi kvaliteetne oliiviõli, aga oliiviõli on ka meil igasuguseid väga halva kvaliteediga, eks ole, olemas. Et kui sul on hea kvaliteetne oliiviõli ja sul muud käepärast ei ole, siis sa võid isegi seda kasutada. Need on baasõlid. Amira, palun ütle see ka ära, see plastikanumate lugu. Et plastikanumas ära sega, eks ju, kui sa teed endale mingeid asju eeterlike õlidega. Tähendab jälle, kui see on lühiajaline, ütleme, et kui sa segad kokku mingisugust pirukatainast ja sa lisad sinna paar tilka eeterlikku õli maitse pärast ja ta on sul korraks seal, ta ei jää sinna pikaks ajaks, siis ei ole see probleem. Aga kui sa pead, et ütleme, kui sul on veepudel, mida sa kannad kaasas, siis ei ole plastikpudel kohe kindlasti hea. Siis on jälle, räägime läbi, on klaas, roostevaba teras, on kõige paremad ja tänapäeval klaaspudeleid ju pannakse silikoon sellesse wrapperisse või sellesse ümbrisesse. Aga ainult lühiajaliselt plastikus, eks ju, et teed selle taigna ära või mis iganes söögis sa seal teed pastakastme, viskad paar tilka eeterlikku õli juurde ja siis kohe sealt anumast jälle välja, eks ole ju. Kas vastas see küsimusele? Enam-vähem, jah, Anu täpsustab, et kas kõik plastik või toiduplastik, vaata, plastikul on see numbri lugu, et plastiku põhja all on see number, eks ju.
ja just, kui ta on just, et kui sul ikka teist varianti ei ole, kui ta on see parema kvaliteediga plastik, no siis jumala eest, eks ole ju. Siiski no, üldreegel soovitab mitte. Aga kui sa tead, et sul on hästi kvaliteetne mingi nõu, et siis sa muidugi võid, eks ole ju. Aga noh, jälle ma räägin teile seda, mida me ametlikult võime teile õpetada. Ametlikult me peame õpetama, et plastikusse palun mitte lisada. Ja Heli on siin täpsustanud, et tema siis kasutab sushi pulkasid teatud asjade segamiseks. Helile vastuseks mina kasutan ka. Jumalast õige, et mul on täpselt sushi puupulk endal siin laua peal just selle põhjusega. Täpselt, see on väga hea, et sellega segada, eks ole ju just. Ja siis ma kohe vaatan, sind väga tänatakse, Kersti, vahepeal lihtsalt vahepõikena ütlen edasi, et sa oled super ja kõik on väga kompaktselt kokku võetud. Kaidi tänab sind nagu piibel. Margit lisab, et green mandariin, mida sa mainisid korraks, Kersti, vaata, et on täitsa turvaline päikese käes kasutamiseks. Et noh, kui tahab keegi panna kehaõli või kreemi sisse või kuurja sisse, siis sellega on okei. Aitäh, Margit. Siis Heli küsib veel, kui kaua järjest tohib juua sidruni ja piparmündi vett, kas iga päev? Ta peab silmas järjest joomist. Absoluutselt, sa võid juua iga päev, sellepärast, et eeterliku õli molekul viibib sinu kehas umbes 4 tundi ja siis ta lahkub ja temast ei jää mitte midagi järele. Temast ei jää, ta ei kogune kuskile, ei ladestu kuskile. Kui sinu maks ja neerud töötavad normaalselt, siis 4 tundi on umbes see optimaalne aeg, kui keha töötab need eeterlikud õlid läbi ja siis on nad läinud. Ja ongi kõik. Nii et seal ei ole mingit põhjust, miks sa ei võiks selliseid neid kvaliteetseid doTERRA õlisid juua absoluutselt iga päev. Võid. Kui sul on üks neer või kui sa tead, et maksakahjustus on väga tugev, et maks ei suuda teha, mis ta peab, siis võib vaadata, siis võib hakata liigutama. Kui sa oled terve inimene, tavaline, siis on täiesti okei. Ta tunnebki muret ka selle pärast, et kas see võib kuidagi hammastele halvasti mõjuda, see sidruni õlivee joomine. See on super küsimus. Mul on nii hea meel, et sa selle küsisid. Sellepärast ongi. Sidruni puhul on selline asi, ta mõjub hambaemailile, kui sa närid sidrunit või hammustad, sellepärast, et sidruni mahl on see, mis on happeline hammastele. Aga kuna sidruni õli tuleb sidruni koorest ja ta ei ole see makro- ega mikronutrient, siis tema ei mõju meie hammastele halvasti. Just. Ta ei mõju hambaemailile absoluutselt mitte mingisugust mõju ei tee. Et just, et see sidrun ise, kui sa hammustad sidrunit, seda vilja, see on. Aga eeterlik õli ei tee. Helilt tuleb nii vaimustavaid küsimusi. Ta küsib veel, et kas õli kannatab kuumemat vett või tuleb ikka külma vette panna? Kui sa näiteks armastad eeterliku õli panna tee sisse, eks ju, siis sa võid panna küll, aga just nimelt ole kindel, et see teevesi ei ole päris keemistemperatuuril. Et kui sa kohe kallad nagu keevat vett, siis ei ole mõtet. Lõhna sa saad kätte, aga terapeutilise toime sa nii-öelda tapad ära. Eks ju, lõhn tuleb küll, aga kui sa tahad ka toimet saada, siis lase sellel teel natukene jahtuda. Või siis kalla külma vett sinna peale või mõtle välja, eks ju. Sa ei pea reaalselt hakkama kraadiklaasiga kraadima teda. Mina tavaliselt lasen nagu veel või teel ära jahtuda natuke, sest ma väga kuuma niikuinii ei taha juua, eks ju. Aga alles siis ma panen selle eeterliku õli sinna sisse. Et muideks ma võib-olla mainin ära ka kokkamisel, et kui sa kokkad eeterlike õlidega, siis sa tead, et seal kokkamisel, kui ta kuumeneb, siis selle terapeutiline toime lähebki kindlasti ära, et sa panedki kokkamise puhul ainult lõhna enda pärast. Aga terapeutilist sealt enam ei saa, kuna kuumutamine ei mõju talle hästi. Ja minu täpsustav selline tähelepanek on see, et külmas vees eeterlik õli ei lahustu hästi, et pigem olgu see vesi kas toasoe või natuke kehatemperatuuril näiteks. Ja kasuta seda sushi pulka või puulusikat segamiseks just. Siis on tal veel üks tore küsimus Helile, et kui ma joon sidrunivett, mis on aluseline, kas siis soodavett üldse on vaja lisaks juua?
see ei ole küll päris, ta peab silmas ilmselt sidruni ja eeterlikku õlivett, ma loodan. Koos... Vahepeal ma läksin mute'i peale, kas nüüd kuulete mind? Jah, vasta palun uuesti see küsimus, ole hea. Just, oota, see küsimus oli, et issand. Et kui ma joon sidrunivett, mis on aluseline, kas siis soodavett üldse on vaja juua? Kindlasti ära joo neid koos. Ja esiteks on see, et sidrunivett võid sa juua koos söögiga, aga söögi soodavett ei tohi sa koos söögiga võtta. Seda sa pead võtma ainult tühjale kõhule, tühja maa peale. Sellepärast, et muidu söögi sooda täielikult, eks ole, ta võib maomahla nii palju pärssida, et su söök ei saa seedida. Ta ei saa normaalselt seedida sinu maos. Eks ju, eeterlik õli on ka aluseline oma olemuselt, aga ta on raku tasemel. Et kui sa näiteks eeterliku õliga ilmutatud vett jood söögi kõrvale, siis on okei. Aga lihtsalt, et sa tead, et ma ei jooks neid korraga ja söögi soodad ainult tühja mao peale. Sobib see? Ja, aitäh sulle, Amira. Nii. Jah, plastikpudeli all on number 1 või 2 lubatud. Tegelikult ainult number 1 sobib eeterlike õlide jaoks, 2 enam ei sobi. No, neid te teate paremini kui mina isegi, ma ei tea neid numbreid eriti. Vee temperatuur võiks olla kuni 42 kraadi, kirjutab Margit veel. Aha, vot, väga hea. Et kui sul, ma ei tea, kuidas seda mõõta siis täpselt, ütleme siis need jahtunud tee võiks olla. Kõige lihtsam, kuni 42. Okei, aitäh Margit, väga hea. Heli küsib, mitu erinevat õli võib käte peal olla, kui määrin erinevaid kohti erinevate õlidega. Minu järjekord on sandlipuu, punel ja lavendliõli. Kas need sobivad üldse omavahel kokku? Küsi enda käest, kas need õlid sobivad mulle kõik kokku? Kui keha ütleb sulle, jah, sobivad, siis sobivad. Tegelikult ei ole, et ütleme, et ära mine selles mõttes hulluks, et sa teed, eks ole, 3 korda päevas endale massaaži eeterlike õlidega, et sa paned lihtsalt üle võlli nagu. Aga kõik kombinatsioonid sobivad sulle niimoodi, kuidas sinu keha ise neid nagu vajab. Või kui sul on mingi konkreetne, seal on võib-olla vastunäidustus, eks ole, või kui sa kasutad pune, nagu sa ütled, siis pune kindlasti peaks lahjendama, on ju. See on selline asi, mille kohta ei saa öelda täpselt tee nii või ära tee nii. See on hästi tunnetuslik, hästi intuitiivne ja ka selles mõttes, et aga kasuta ikka vähem on rohkem. Jäta see endale meelde, vähem on rohkem. Kui sa kasutad mitu õli korraga, siis ka tea, et mõned neist on ägedamad, intensiivsemad, aga sa pead see tuleb kogemusega. Kas keegi võib, meil on nii tarku meie seas, kes tegelevad sellega, võib-olla keegi kommenteerib juurde sellele. Tundub, et sai vastatud vist. Kas on veel? Seal on, eespool on ka, kust sa alustad, Piia? Ma ei kuule sind. Piia, ma ei kuule sind. Ma ei kuule sind, Piia. Kas sa nüüd kuuled mind? Jaa, nüüd on kuulda. Väga tore. Et kui soovin kasutada eeterlikke õlisid majapidamises puhastusvahendite valmistamisel, näiteks nõudepesuvahendi, üldpuhastusvahendi või vedelseebi valmistamisel, kas peab siin suvel vältima UV-tundlikke õlisid? Imeline küsimus jälle. Ma ütleks selle peale, et kuna üks asi ka veel, et kui sul on puhastusvahendid on näiteks kvaliteetses plastikus pudelis, mida sa sisse ei võta, siis see on okei, et nad on plastikus muideks, kui ta on kvaliteetsem. Aga see kontsentratsioon seal siiski on nii väike, et kui sa näiteks pesed oma selle vahuga käsi ja siis pesed selle veega maha, ma arvan, et see ei ole probleem, kui sa just ei ole väga tundlik, sest et seal on juba muud seda seepi ja muud asja on niivõrd palju, et kui seal on mingi 2 või 3 tilka seda eeterlikku õli, mis on täielikult ära, selle seguga nagu kõik koos on ju, siis ei tohiks olla probleem.
oluline on see, et just kui sa paned mingit päiksekreemi, kui sa paned peale või kui sa paned näo peale, aga puhastusvahenditega ei tohiks olla probleemi. Võib-olla teab keegi midagi erinevat, siis palun ütle vahele. Nii, kas õlinahale jää ei tohiks probleemi olla? See tähendab, kui see pestakse kohe maha, kui õlinahale ei jää. No selles puhastusvahendis küll mitte, aga kui sa näiteks ütleme, paned oma päevituskreemi, milles on tsitrused näiteks sees ja lähed siis päikse kätte, siis on ikkagi see nahaga reaktsioon on teistsugune. See jääb sinna päris kauaks, kusjuures nad ütlevad, et kui sa oled kasutanud eeterliku õli naha peale, et sa ei võiks 12–24 tundi üldse minna päikse kätte, sest see sõltub ka sellest, milline on meie naha nagu olemus on ju. Aga lihtsalt on see, et puhastusvahenditega ma ei näe, et on probleem. Ja Margit annab hea nõuande, et OnGuardi seebiga aga peseme ju läbi aasta. Täpselt, just. Mina kasutan ka seda OnGuard kontsentraati kogu aeg, OnGuard seepi kogu aeg, isegi seda OnGuard käte desinfitseerimisvahendit kasutan kogu aeg. Ja vaata, ma elasin kõrbes, kus oli kogu aeg päike, no reaalselt kogu aeg oli päike, on ju, et ja mul ei olnud nagu kunagi probleeme sellega. Aga ma olen näinud ühte inimest, kes kogemata tõmbas, tal oli päiksekreem ja ta vist tõmbas sõrmedega niimoodi üle õla, eks ju. Ja ainult sellest piisas ja ta rohkem ei pannud ja põletus tekkis täpselt käesugune. Muidu vaata, tekib ümber selle päiksekreemi põletus, aga sellel tekkis täpselt niimoodi, et tal jäi sellest eeterlikust õlist nagu käejälg jäi õla peale. Et see tõesti toimib, see võib olla niimoodi, et sellega sa pead kindlasti inimestele, kellele sa õpetad eeterlike õlide kasutamist, see on väga oluline, et seda õpetada neile. Ja Diana ka täiendab, et Citrus Bliss kätekreemis on ju ka tsitrused sees, aga ometi saab seda julgelt kasutada. Ja, sest nende kontsentratsioon seal on hoopis teine ja ta on segatud igasuguse muu möksiga ja moosiga seal on ju, et see ei ole üldse probleem. Ja. Nii, Kersti, nii üks hetk, kas OnGuardi kätespreid võib suvel kasutada ja kas segusid, mis sisaldavad tsitruselisi, peaks samuti suvel vältima? Ja, täpselt, väga hea. Just nimelt meil on sellised segud, kus on need sees, me kuskil kirjutasime ka sellest, võib-olla on meil kuskil isegi slaid või teeme sellest uue mingisuguse slaidi, aga just nimelt vaata, et ka need segud, milles on tsitrused sees, ka nendega peab olema ettevaatlik, just nimelt. Aga desinfitseerimisvahend ei ole probleem. Seal selles desinfitseerimisvahendis on sees see väike alkohol ka, mis pannakse desinfitseerimise mõttes. Ta on hoopis teistmoodi formuleeritud.